jah, täpselt. Siis vaata, ta tuleb siit üle, siis ta peab tulema tagasi ka siia. Kui ma niimoodi panen, siis läheb umbes. See on umbsõlm, jah. See läheb niiviisi kõvaks kokku ära, et sa lõikad teda. Aga õige sõlm läheb niiviisi tagasi, nagu tuli. Ehk siis pealmine pealmiseks ja alumine läheb alumiseks. Ja sellega siis seotakse kinni kõik purjed, mida rehvitakse, suurtel purjelaevad on päris suured purjed. Ja nüüd sellel sõlmel on veel üks väike omadus, et kui on väga raske asi, mida ta seob, siis ta kisub lahti uuesti ennast. Ja tõmban läbi. Soome saarestikku. Reede õhtu sõidan välja, pühapäeval hiljemalt kella 8 oleme tagasi. Täna on vist esimene amet. Ööga purjetame üle lahe, saab niisugust öösõitu ja kõike seda. Siis lähme kuhugi korraks hommikul mingisse sadamasse vilksamisi. Siis mõtleme välja oma, teeme hommikusöögi, siis mõtleme välja oma päevase sõiduplaani Soome saarestikus, ehk siis õhtuse sadama. Ja siis purjetame pikki farvaatreid, õpime seal meremärke, purjetööd, seal on hästi tihedalt vaja tegutseda, kuna veeteed on tegelikult kitsad ja kaart. Palju rohkem ka igasuguseid purjekaid. Just, kaart peab kogu aeg ees lahti olema ja tegutsema. Ja siis laupäeva õhtul tavaliselt paneme kuskil saare peal, teeme väikse grilli. Puhkame korralikult välja ennast ja siis pühapäeva hommikul purjetame Tallinna poole tagasi. Sa mõtled seda kiriku? Ikka seda. Niisiis, mis sulle selgeks õpetati? Seda poi Vendri sidumise sõlm, jah. On õige sõlm või meremehe sõlm, mis on, kui me näiteks selle purje kokku pakime, siis me seome ta kinni just selle sõlmega. Ja see on peaaegu nagu kingapaete sidumine. Ainuke asi on see, et vaata, kui kingapaelad vahest lähevad umbsõlme, siis õige sõlm ei tohi kunagi umbsõlme minna. Ehk siis ta läheb nii-öelda tagasi täpselt samamoodi nagu ta tuli. Ehk siis kui see on pealmine, siis see läheb siia tagasi, tema vastu põhimõttes. Ja teine läheb siit seest läbi. Ja see on siuke sõlm, mis ei lähe kunagi umbsõlmeks. Proovi, kuidas sul välja tuli. Täitsa õige sõlm. Kui sa nüüd vaatad teda niiviisi, siis ta näeb esiteks väga ilus välja. Teiseks, kui sa lükkad niiviisi tagurpidi, siis ta läheb lahti hästi lihtsalt. Ja isegi siis, kui siia nüüd tohutu pinge peale panna, sa võid tõesti kogu jõud, mis sinus on ja veel kõvasti juurde. Ja sul on vaja teda nüüd ta on vaata niisuguseks väikseks kokku läinud pingul. Ja nüüd sul on vaja teda lahti saada, siis õige sõlm, tõmmates ühelt poolt, avaneb niiviisi. Kõik meremehe sõlmed peavad tulema vastavalt vajadusele lahti. Ise nad lahti tulla ei tohi. Tee korra lahti, proovi uuesti. Et nii. Ehk siis alustad, vaatad, see on pealmine ja tema läheb siia enda vastu tagasi. Ja siis seest läbi. Nii, täpselt niiviisi. Ehk siis põhimõtteliselt läheb täpselt samamoodi tagasi nagu tuli. Tekivad kaks iseenda sees olevat niisugust väikest silmust. Ja kui on vaja lahti teha, siis tõmbad ühelt poolt ja ta läheb ise lahti. Teeme uuesti või? Hakkad kingapaeli siduma alustuseks. Siis vaatad. Võtan ka endale selle ette. Põhimõtteliselt see on pealmine. Ta läheb ise enda vastu tagasi. Niiviisi. Ja teine läheb siit seest läbi. Ehk siis läheb tagasi samamoodi nagu tuli. Täpselt nii. Ja läheb tiiki tagasi. Oota. Ülatpoolt tiiki tagasi. Siia. Nii. Ja nüüd, kui sa seda tõmbad, siis tekib sul paalisõlm. Nii. Ja selle sõlme võid sa näiteks auto konksu külge panna, et teist autot pukseerida. Selle võid kai külge panna, et jahti kinni panna. Põhimõtteliselt on see sõlm, mida kannatab praktiliselt igal pool kasutada, kus ta ei tohi läbi libiseda. Ehk siis see silmus, mis siia alles jäi, ei tohi kunagi väiksemaks minna, kui me ta tegime. Nii. Selle käega